Kogu oma tähelepanu Ukrainale keskendudes ei tundnud Vladimir Putin tera, mis aeglaselt tema selga puudutas. Tera liikus aeglaselt, kuid kindlalt ülespoole, kuni lõpuks see tungis Vene juhi selgroosse. Toimus tohutu reetmine ja selle pani toime riik, keda Vladimir Putin arvas endale kindlalt alluvat. Armeenia. Tõestades, et keegi ei karda enam Venemaad, on Armeenia Vladimir Putinit reetnud. Valimistulemused ei soosi Kremlit. Ähvardused enam ei toimi. Venemaa kaotas just Armeenia ja kõik, mida Putin teha saab, on pealt vaadata. 8. juunil tuli uudis, et Putin ja Venemaa olid täielikult läbi kukkunud oma katsetes Armeenia valimisi mõjutada. Mis võib jääda Armeenia viimaste aastakümnete tähtsaimaks valimiseks, lõppes sellega, et peaminister Nikol Pashinjani kodanikuleppe partei sai 49,8% häältest. Putini lemmikpartei Tugeva Armeenia liit suutis koguda vaid 23,2% häältest. Sellest piisas, et nad said teise koha, kuid kuna see on vähem kui pool sellest, mida Pashinjani partei saavutas, tundub see teine koht Putini jaoks nagu nuga selga. Venemaa juht arvas, et on teinud piisavalt. Räpased võtted pidid Armeenia valimistel Venemaa kasuks otsustama, kuid riigi rahvas tõusis ühiselt üles ja ütles Putinile, kuhu ta võib oma valimiste sekkamise pista. Ja seda sekkumist oli küllaga. Nagu ajakiri The Economist märgib, toimusid Armeenia valimised musta pilve all, sest Venemaa keelas paljude Armeeniast ostetavate kaupade impordi. Vesi, roosid, vein, kirsid, maasikad ja isegi konjak olid keelunimekirjas, kui Vladimir Putin püüdis saata sõnumit. Hääletage nii, nagu mina tahan, või muidu kaotab Armeenia Venemaaga kaubanduses miljoneid, kui mitte miljardeid dollareid. Ja Vladimir Putini ähvardus oli usutav, nagu märgib Observatory of Economic Complexity. Venemaa on üks Armeenia suurimaid ekspordipartnereid, olles riigi ostjate seas teisel kohal, importides igal aastal 3,14 miljardi dollari väärtuses kaupu. Venemaa müüb samuti palju Armeeniale, tarnides igal aastal 9,24 miljardi dollari väärtuses kaupu ja teenuseid. Vladimir Putin avaldas survet ainsal viisil, mida ta oskab, et tagada Armeenia valimiste lõpptulemus tema kasuks. Ta tahtis tekitada hirmu mitte marutseva Vene armee ees. Armeenia pidi olema sõber, mitte potentsiaalne vaenlane. Ei, Vladimir Putin tahtis, et tavalised armeenlased kardaksid majanduslikke probleeme, mis võiksid tekkida, kui nad otsustavad Venemaale selja pöörata ja hääletada peaministri poolt, kes on aeglaselt viinud riiki lääne poole ja eemale Putini haardest. Mitte miski sellest ei toiminud. Ähvardused, hirmutamine ja kaubanduskeelud ei andnud mingit tulemust, sest Vladimir Putin ei saanud muud teha, kui pealt vaadata, kuidas enamik armeenlasi lükkas venestamise tagasi. See on tohutu võit. See pole suur võit ainult Armeenia jaoks, vaid kogu lääne vastupanule Venemaa mõjule. Ja see on veel üks märk sellest, et Putini geopoliitiline haare ei ulatu kaugeltki nii kaugele, kui Venemaa juht tahaks, et te arvaksite. Pashinjan tegi selgeks, miks see hääletus on Armeenia jaoks nii oluline. Armeenia rahvas hääletas regionaalse heaolu ja koostöö poolt, kuulutas peaminister. Endine ajakirjanik, kes astus ametisse 2018. aastal pärast seda, kui aitas juhtida rahumeelset ülestõusu vana Kremlile sõbraliku valitsuse vastu, on Pashinjan sellest ajast peale olnud Putini jaoks pidev pinnuks silmas. Ta tuletab Putinile meelde, et ta ei saa alati kõike oma tahtmist mööda, isegi suhteliselt väikestes riikides, kus Venemaa mõjutustaktikad võivad toimida. 8 aastat on Pashinjan otsinud tihedamaid sidemeid läänega, sealhulgas Euroopa Liidu ja USA-ga. Ja ta on samuti püüdnud parandada suhteid ajalooliste rivaalidega, et luua ühtsem ja kokkuhoidvam rahvas. Putin vihkab ühtsust. Ühtsusega kaasneb Venemaa peamise strateegia lõhestamise ärakasutamise kokkuvarisemine. Ja 8. juunil näitasid Armeenia inimesed Venemaale, et nad on endiselt ühtsed juhi taga, kes juhib neid järjest kaugemale Venemaa mõjusfäärist. Kuid nii suur võit, kui see Armeenia jaoks ka poleks, võivad mõned öelda, et see on veelgi suurem võit lääneriikidele, kes püüavad sundida Putinile mõistma, et ta ei ole nii võimas, kui ta arvab. Pärast tulemusi tervitas Prantsuse president Emmanuel Macron Armeenia rahva ühist otsust, märkides, et see toob esile liikumise sügavama Euroopa integratsiooni suunas. Veel toitust tuli Ühendkuningriigi suursaadikult Alexander Coleilt, kes kiitis valimiste läbiviimist ja lubas Ühendkuningriigi toetust Armeenia demokraatlike institutsioonide säilitamisel. Ukraina president Volodõmõr Zelenski tervitas samuti tulemust, öeldes, et soovib süvendada suhteid selle riigiga ning kutsus EL-i üles Armeeniaga tihedamalt koostööd tegema, samal ajal kui riik liigub lääne reformide teel.
Ja rääkides EL-ist ja Euroopast tervikuna, ütles Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen, et tulemus näitas, et sametrevolutsiooni vaim, mida te juhtisite 2018. aastal, on endiselt elujõuline. Sõnumis Pashinjanile, märkides samal ajal, et EL pakkus 4. juunil Armeeniale $58 miljoni suurust abipaketti, et vastu seista Venemaa katsele majanduslikult šantažeerida, lubades tulevikus veelgi rohkem abi. Need reaktsioonid räägivad loo sellest, mida Pashinjani võit 8. juunil tegelikult tähendab. Iga Venemaa vaenlane on õnnelik, et Pashinjan võitis, mis näitab, kui suur see tulemus tegelikult oli. Aga mis puudutab Venemaad, siis ütleme nii, et Putin ei ole sugugi rahul sellega, mida ta peab suureks reetmiseks riigi poolt, mida ta arvas end suutvat manipuleerida. Me rääkisime mõni minut tagasi Putini survetaktikatest. Need taktikad ulatusid palju kaugemale majanduslikust väljapressimisest, mis pidi mõjutama Armeenia valijaid päevadel enne valimisjaoskonda minekut. Venemaa proovis veel palju muudki peale selle, kusjuures mõned nende taktikatest olid varjatumad kui teised. Reuters avaldas 29. mai raportis, et Venemaa oli tugevdanud desinformatsioonikampaaniat, mille eesmärk oli mõjutada hääli Venemaa-meelsete kandidaatide kasuks. See on 5 lääne luureametniku ning Reutersile avaldatud dokumentide põhjal, märgib väljaanne. Lisaks sellele kampaaniale läks Venemaa palju avalikumat teed, töötades välja skeemi, mille kohaselt transporditakse 10 000 Armeenia venelasi Armeeniasse, ainult selleks, et nad saaksid valimistel hääletada. Luureametnikud, kellega Reuters rääkis, avaldasid, et Venemaa oli selle plaani hinnastanud ja jõudnud summani $50 miljonit. Et transportida 100 000 valijat maikuu keskpaigaks, oli Venemaa väidetavalt koostanud isegi piirkondlikud kvoodid, püüdes kindlaks teha, kuhu oleks kõige parem need migrantidest valijad enne valimisi paigutada. Reutersi sõnul ei ole selge, kas Venemaal õnnestus seda plaani kunagi ellu viia. Aga nüüd pole sellel enam tähtsust. Putin kaotas ja Pashinjan võitis. Venemaa surve avaldus ka ähmaste ähvarduste ja katsetena suruda Armeeniat läbi viima referendumeid, mille abil lootis Putin hääletust veelgi segada. Aprilli alguses andis Putin Armeeniale väga avaliku hoiatuse, väites, et riik peab nüüd valima Euroopa Liidu ja Venemaa vahel. Aga see peaks olema ilmselge ja ausalt välja öeldud, et tolliliidu liikmeks olemine nii EL-i kui ka Euraasia majandusliiduga on võimatu, ütles Putin otse Pashinjanile suunatud hoiatusega. Euraasia majandusliit on lõdva struktuuriga majandusblokk, kuhu kuuluvad Armeenia, Valgevene, Kõrgõzstan ja Kasahstan. See loodi 2015 aastal ning selle eesmärk on soodustada vabakaubandust ja tööjõu liikumist kõigi liikmete vahel. Venemaa valitseb seda gruppi ning Vladimir Putini hoiatus vihjab, et ta jätaks Armeenia sellest välja, kui riik peaks EL-ile lähenema ja hääletama Venemaa soovide vastaselt. Siiski miski sellest ei toiminud. Armeenia rahvas on saatnud Putinile selge sõnumi, et nad ei karda Euroopa suurt kiusajat. Kui ühe liidu kaotamine, et saada ligipääs palju suuremale ja toetavamale liidule, on hind, mida Armeenia peab maksma selleks, et Venemaa ei sekkuks nende poliitikasse, siis on riigi rahvas just näidanud, et nad on valmis selle hinna maksma. Ja siis on veel Sanvel Karapetjan. Kes see on, küsite? Ta on Venemaa-meelse tugeva Armeenia partei juht, mis jäi riigi valimistel kaugele teisele kohale ja ta ei ole rahul. Kapriise visatakse Kremli-meelse mehe mõisas, kes oli valmis saama Putini käsilaseks. Aga enne kui sellesse süveneme, tuletame meelde, et vaatate The Military Show'd. Just sellepärast me neid videoid teemegi, et paljastada, kuidas võim liigub ja miks see kõik oluline on. Kui sulle meeldib see, mida näed, siis ära unusta tellida, et näeksid rohkem meie videoid. Armeenia valimiste järel intervjueeriti Karapetjani tema hiiglaslikus mõisas, kus ta praegu viibib koduarestis pärast seda, kui teda süüdistati üleskutses oma riigi valitsus kukutada. Karapetjan eitab süüdistust ning nüüd, kui ta on valimised kaotanud, veedab ta veel palju aega nende seinte vahel, mis on teda juba nädalaid ümbritsenud. Karapetjan raevutses, et valimistulemused olid häbiväärsed, väites, et tema meeskonnast oli kinni peetud 70 inimest ja valimiste ajal arreteeriti üle 700 inimese. Nad otsustasid valimispäeval teha seletamatuid tegusid. Maailma ajaloos pole kunagi olnud juhtumid, kus häälte lugemine katkestatakse ja ametnikud ütlevad, et tulemused teatatakse järgmisel hommikul kell 9:00. Nähes, et nende tulemused langesid iga minutiga, peatasid nad lugemise, väitis läbikukkunud kandidaat. Tundub, et nende süüdistuste või valimispettuse kohta, mida Karapetjan nüüd väidab aset leidnud olevat, puuduvad tõendid. Armeenias silmapaistvaima Venemaa-meelse parteijuht nõuab nüüd tulemuste tühistamist, andes talle veel ühe võimaluse saada kasu Venemaa väljapressimisest, valeinfost ja migrantvalijate kasutamise taktikast.
Putin pole palju öelnud, kuid tema lemmikpressiesindaja Dmitri Peskov on Venemaa juhi eest sõna võtnud, esitades ebamääraseid süüdistusi rikkumiste kohta Armeenia valimistel. Tõsiselt, Peskov, kas just sina oled see, kes hakkab teist riiki ebaausate valimiste korraldamises süüdistama? Sa elad Venemaal Vladimir Putini alluvuses. Tõsi, see tähendab, et kui keegi teab, kuidas valimiste rikkumised välja näevad, siis oled see sina. Ainus tõend rikkumiste kohta Armeenia valimistel tuleb sellest, mida Venemaa on kuude kaupa üritanud teha, et kallutada hääletust enda kasuks. Muidugi on see kõik jama. Euroopa Nõukogu teatas, et Armeenia valijatele pakuti valimistel tõelist valikut kandidaatide vahel, isegi kui valimised toimusid keerulistes oludes. Vaatamata arreteerimistele ja Venemaa sekkumisele toimus valimisprotsess ise muudetud valimisseaduste ja eeskirjade alusel, mis Euroopa Nõukogu sõnul tagavad demokraatlike valimiste jaoks tugeva aluse. Ajakiri The Economist teatab samuti, et Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsioon nimetas valimisi läbipaistvaks ja tõhusaks. Reaalsus, mida Karapetjan peab tunnistama, on see, et Venemaaga ühte heitmine tõi talle ja ta parteile kõvasti pahandusi kaela. Mitte miski selle wannabe juhi poliitikapakettides ja sõnumites ei olnud Armeenia rahvale piisavalt veenev, et panna neid meelt muutma, isegi kui Venemaa desinformatsiooni levitajad taustal tööd tegid. Kõik, mida Karapetjan pakkuda suutis, oli väsinud natsionalism ja lubadus, et Armeenia loob tihedamad sidemed Venemaaga ajal, mil enamik armeenlasi soovib vastupidist. Ja veider ettepanek luua seksiministeerium, et tegeleda langeva sündimusega ja tagada, et ükski naine ei jääks rahuldamata. Karapetjan arvas, et see suur idee oleks just see tipphetk, mida Armeenia rahvas vajab. Lõpuks oli see aga jõuetu läbikukkumine. Suur küsimus on nüüd, mis tulevikus saab? Armeenia rahvas on oma otsuse teinud ja Pashinjani on endiselt ametis. Üks oluline asi, mida tuleb rõhutada, on see, et Venemaa on küll kannatada saanud, kuid ta püüab ikkagi mõjutada Armeenia edasist suunda. Euroopa Poliitikakeskus juhib sellele tähelepanu, märkides, et kuigi Armeenia on hääletanud lääne kasuks, ei suuda ta end Venemaast lahti rebida, vähemalt mitte kohe. Pashinjan sai veidi alla 50% häältest, mis jääb alla 2/3 enamuse, mida ta vajab Armeenia põhiseaduse muutmiseks, jättes seega ukse lahti sellele, et Venemaa saaks olukorda ära kasutada. See tähendab ka seda, et Pashinjan ei saa põhiseadusest eemaldada ebamääraseid omandiõiguse väiteid Mägi-Karabahhi üle, mis Aserbaidžaani sõnul tuleb eemaldada, kui ta soovib Armeeniaga rahulepet sõlmida. Venemaa on endiselt oluline kaubanduspartner Armeenia jaoks ning Putin tõenäoliselt püüab sellele veelgi rohkem rõhuda, et muuta Pashinjani praeguse ametiaja esimesed kuud raskemaks, kui need peaksid olema. Kuigi neid väljakutseid ei saa eirata, tundub Putinile selga löödud nuga nii sügaval olevat just seetõttu, et Venemaa juht teab, et muutuste tuuled on Armeenia poole teel. Me mainisime Aserbaidžaani. See riik koos Türgiga on Armeeniaga vastuolulistes suhetes, mis on Kremlile kui kütus tulele. Venemaa õitseb rahulolematuse ja lõhestatuse peal. See armastab kaost, mis tekib, kui riigid omavahel ei nõustu, sest see kaos loob võimalusi. Aga see kaos võib järgmiste aastate jooksul hakata aeglaselt hääbuma. Rahuleping Armeenia ja Aserbaidžaani vahel ei sõlmita seni, kuni viimasel on oma peamine tingimus jõus. Kuid nagu Carnegie Endowment välja toob, tuleks võimalused sügavamaks lääne integratsiooniks ära kasutada just nüüd. Juulis Ankaras toimuv NATO tippkohtumine annab Türgile võimaluse korraldada kohtumine Armeenia, Aserbaidžaani, Türgi ja suurte lääneriikide, näiteks USA juhtide vahel, mis võiks aidata sulatada pingeid. Las kaubandus algab ja inimesed liiguvad, ütleb fond, väites, et Pashinjani võit on samm lähemale normaliseerumisele, mis peab Armeenias aset leidma, et Venemaa mõju hajuks. Need on sellised geopoliitilised sammud, mida Putin vihkaks näha, kuid need ei juhtu kohe. Mis on aga vahetum, on see, et Armeenia on andnud märku soovist kindlustada oma eemaldumist Putini ja tema väänatud poliitikast. Pashinjani rõhutas seda isegi oma võidukõnes. Samal ajal, kui ta ütles, et armeenlased hääletasid rahu, heaolu ja piirkondliku koostöö poolt, ütles Armeenia peaminister ka, loodan, et Türgi ja Aserbaidžaan reageerivad sellele positiivselt. See teeb üsna selgeks, kus Pashinjani prioriteedid asuvad ja need ei ole seotud Putiniga. Pashinjanil on ka otsene toetus USA presidendilt Donald Trumpilt, kes ajalehe The Guardian teatel on nimetanud Armeenia peaministrit suureks sõbraks ja juhiks. Kõik need on Venemaa jaoks halvad märgid. Kuid kõige valusam oleks Putinile see, kui Euroopa Liit otsustaks anda Armeenia liikmelisusele rohelise tule. Pashinjani juhtimisel võttis Armeenia vastu seaduse, millega alustati protsessi Euroopa Liiduga liitumiseks, mis juhtus umbes aasta pärast seda, kui ühendus teatas, et on valmis Armeeniat vastu võtma.
umbes kuu enne Armeenia otsustavaid valimisi. Von der Leyen ja Euroopa Ülemkogu president Antonio Costa andsid samuti välja ühisavalduse, kus nad ütlesid, et on pühendunud institutsionaalsele integratsioonile, julgeolekualasele koostööle, majanduslikule moderniseerimisele, ühenduvusele, investeeringutele ja poliitilisele toetusele. Kui Armeenia püüab muutuda EL-iga paremini ühilduvaks, juhib Euroopa Poliitikauuringute Keskus tähelepanu. Kõik märgid viitavad sellele, et Armeenia liigub järjest lähemale EL-i liikmelisusele. Kui EL otsustab liitumisprotsessi kiirendada, saab ta mitte ainult uue liitlase, vaid annab ka tugeva löögi Putini eesmärgile kontrollida suurt osa Euroopast sunduse ja valeinformatsiooni abil. Ja nii jõuamegi tagasi Putini juurde. Ta on just kaotanud riigi, keda ta arvas end suutvat kontrollida. See on juba iseenesest suur probleem, kuid Putini jaoks on tõeline probleem hoopis see. Ta on taas kord kogu maailma ees paljastatud. Alates sellest ajast, kui Putin Ukrainasse tungis, on tema liitlased üksteise järel kaduma läinud. Ta oli oma riigi juba sissetungiga lääne silmis paaria staatusesse viinud, kuid viimastel aastatel on ta kaotanud Bashar al-Assadi Süürias, Nicolas Maduro Venezuelas ja Ali Khamenei Iraanis. Need on 3 peamist liitlast, kes võimaldasid Venemaal oma mõju avaldada Aasias ja Lõuna-Ameerikas. Valuule lisab veelgi see kaotus, mille Venemaa pidi vastu võtma vaid paar kuud enne seda, kui Armeenia andis teada, et ei soovi Venemaaga enam mingit tegemist teha. Ungari, mis on EL-i liige ja oli ilmselt Venemaa suurim liitlane mandril, tegi täpselt sama asja. Viktor Orbán on väljas. Ungaris on võimul uus valitsus ja see tähendab, Putin on kaotanud võimaluse blokeerida EL-i meetmeid ühe oma marioneti kaudu. Selline näeb välja kokkuvarisev geopoliitiline mõju. Armeenia valimised on lihtsalt viimane näide sellest, et kogu maailma sekkumine ja valeinfo ei suuda varjata tõsiasja, et Putin on närbunud krevett, kes üritab mängida geopoliitilise jõumehe rolli. Tõenäoliselt süveneb nüüd diplomaatiline lõhe Venemaa ja Armeenia vahel. Kreml üritab seda näidata kui tühist asja. Kreml valetab. Kui Armeenia liigub läänemaailmale lähemale ja seab sihiks saada EL-i liikmeks, saavad Putin ja tema kaaslased vaid pealt vaadata, kuidas nende sepitsused on taas kord läbi kukkunud. Enne sissetungi Ukrainasse oleks sellist kokkuvarisemist olnud võimatu ette näha, kuid Putin on näidanud oma tõelist palet ja endistest liitlastest on saamas vaenlased. Armeenia näitas talle just, miks see oluline on. Riik, millele Putin võis loota kui kaubandusliitlasele ja diplomaatilisele puhvrile, on just Venemaa pikalt saatnud. Hirm on kadunud ja Putin teab seda. Ta näeb reaalajas, kuidas Armeenia nõukogudejärgne sõltuvus Venemaast kaob. Kõik see, alates Armeenia kaotusest kuni Putini geopoliitilise mõju kokkuvarisemiseni mujal, on otsene tulemus sõjast Ukrainas. Putini tähelepanu on olnud liiga tugevalt suunatud tema sissetungile, mis tähendab, et ta on mujal oma mõju kaotanud ja see ei muutu enam. Praegu Ukraina sees on Venemaal isegi suuremad probleemid kui see, et Armeenia lööb Putinile noa selga. Venemaa väed põgenevad Harkivi säärelt ja see võib muuta kõike Krimmi okupatsiooni puhul. Saate teada miks, vaadates meie videot. Ja kui teile see video meeldis, siis ärge unustage tellida The Military Show'd, et ei jääks ilma meie analüüsidest Euroopa ja maailma geopoliitika viimaste arengute kohta. Aitäh vaatamast!